Kas te käite mõnes trennis või huviringis? Jah, Millises? tennises, klaveris, hip-hopis. Nie, ei käi. Ma sõidan rulaga mõnikord. Käin Millises? laulmas. Ei käi. Aga miks te ei käi? Nii mitu erinevat huvi, aga nendel pole erinevaid, tähendab, nendel pole omakorda huviringe, näiteks rulatamine, filmimine. Need on sellised näiteks, et sa lähed ülikooli õppima filmimist ja rulatamisega sa tegeled vabal ajal. Vabal ajal, ma ei tea, tegelen oma asjadega rohkem midagi. Ei jää aega lihtsalt töö ja rulatamise kõrvalt. Millises? Ma käin Jaapani spordis, Spotšaanis. Käin jah. Millises? Ma käin tennises ja korvpallis. Ja. Tantsutrennis. Ja Millises? tantsulises võimlemises ja rahvatantsus. Ja Millises? tantsulises võimlemises ja rahvatantsus. Ma käin korvpallis. Ma käin korvpallis. Ja. Millises? Purjetamas. Kõik käime purjetamiskoolis. No Plesneri purjetamiskoolis. Soovitame väga. Jah, käin küll. Olen käinud purjetamas 15 aastast ja olen ka erinevate spordialadega tegelenud. On neid päris mitmeid olnud, et selles suhtes. Ja ise olen nüüd treener, lastetreener ka, et nagu kutsun lapsi huviringi ja nii edasi. Kas lapsed suhtuvad teie treeningutesse? Üllatavalt positiivselt. Et selles suhtes nad alati tahavad tulla trenni, et järgmisesse trenni, et purjetama ja nad ootavad seda juba ette, et saaks tulla. Aga kuidas teile meeldib see juhendaja, et teid seal juhendab? Ta on ka tore. Kas ta teeb oma tööd hästi? Ja, Kui hästi? väga hästi. Kas teile meeldib lauluõpetaja, kes teid juhendab? Ja, Mis tema juures teile kõige rohkem meeldib? et nad on sõbralikud ja nad õpetavad väga hästi. Ta on väga naljakas ja väga tore. Ja sõbralik. Natuke karm, aga noh, elab üle. No, tahab, et hästi korralikult tehakse ja nii nagu. Piisavalt hästi, jah. Hea treener. Ja te olete temaga rahul? No lihtsalt, ma ei tea, ta on normaalne treener. Ma olen päris rahul, midagi halba ei saa öelda. On nad head ja teevad kvaliteetset tööd? Jah, üpriski. Rahvatantsuõpetaja on hea ja tantsulisõpetaja nõuab palju, aga olen rahul muidu. Kui teie ise käisite treeningul, kuidas teile meeldis teie juhendaja? Väga meeldis. Õudselt tore inimene on, ta siiamaani on treener veel osaliselt ja noh, mõnikord oli karm, mõnikord ei olnud, et see nii peabki olema, et nii nagu õige treener ikka. Mis teeb purjetamise juhendajat või õpetajat teistest õpetajatest ja juhendajatest paremaks? See, et on lahe. Hästi naljakas. Ja hästi head nagu sõbralikud inimesed ja hästi inimlikud ja aitavad igas olukorras. Mis teeb heast juhendajast kõige parema juhendaja? Heast juhendust või? Ei, kusjuures ma ei oska nüüd kohe sellele vastata, mul peaks mõtlema selle peale, et ma arvan, et seal on, kuidas ta kuulab inimesi ja palju ta sellest valdkonnast teab ja kui palju ta muid asju ka teab, et ei ole ainult üks kindel silmaring peaks nagu lai olema juhendajal, et vägagi lai. Mida te ise arvate, mida oleks noortele veel rohkem vaja? Ma ei tea, rohkem trenni, ma tean, et palju tegi trennis võiksid. Aga kuidas nad selle treeninguni jõuaksid? No tuleks rohkem reklaamida seda treeningut ja ma ei tea, telekas näidata või raadios küsida ja tegema. Iseenesest võimalusi on väga palju olemas ja kõike nagu on, aga selline nende kaasamine on nagu väike. Et ma arvan, et rohkem seda kaasamist on rohkem vaja, siis nad tunnevad, et see on nagu meie asi ja meie tahaksime seda teha. Mis te arvate, et kelle ülesanne oleks noori kaasata sinna? Aktiivsete noorte,
ülesanne esmajoones on see, et kaasata kõiki teisi noori, aga samas ka nii-öelda siis avalik sektor, nii-öelda nii riik kui ka kohalikud omavalitsused võiksid nagu aidata kaasa sellele, et noored oleks aktiivsemad. Mis sa arvad, kuidas saaks noorte tegevust paremaks muuta? Ma ei tea. Tuleb küsida, mis neid huvitab, millega nad soovivad tegeleda ja vale lähenemine on see, et me mõtleme, et me arvame, et kui nad sõidavad Vabaduse väljakul rullaga, et siis neile ilmtingimata meeldib rullaga sõita või nad tahavad seda parki ehitada, aga võib-olla tahavad. Nii et tuleb küsida ja tuleb suhelda, et oluline on just noorte puhul see, et nagu meil on ka täiskasvanud on aastasetini väga erinevaid, et ei ole ka noored ühesugused inimesed ja on erinevaid noori, on noori, on vanu noori, on töötuid noori, on töökaid noori, on aktiivseid noori, on väheaktiivseid noori, on õppivaid ja õpinguid lõpetanud, et igaüks neist soovib midagi erinevat ja kui need erinevate huvidega noored kokku tuuvad, siis nad leiavad ka endale parimad lahendused. Kas trennide ja huvirindide reklaamimine oleks hea ja kutsuks noori sinna? Jaa, oleks. Aga kuidas saaks noori veel arendada? Tulebki käia trennis ja sõpradega rohkem olla. Aga kuidas neid trenni saada? No, sõbrad võivad soovitada ja vanemad ja... Ma arvan, et kõik hakkab ikka kodust ja koolist peale, et kas vanemad ise soovitavad midagi või siis tuleb koolis õpetajate kaudu või kehalise kasvatuse õpetajate kaudu ikka leida endale see õige ala. Mida te arvate, mida oleks noortel vaja? Kindlasti tunnustust, sellepärast, et päris vähe on noori, kes nagu tunnustatakse nagu kõval tasandil. Et võib-olla see nagu aitab kõige rohkem nagu kaasa võetakse, et tubli, et sa tegid hästi, et see on päris hea asi. Noortele on vaja seda, et nendega tehakse koostööd ja neid kaasataks igasse protsessi, kuhu noored peaksid kaasatud olema. Noortel oleks vaja kindlasti häid vaba aja sisustusi. Mis te arvate, mis oleks kõige tõhusam viis noored viia trenni või huvirindidesse? Kõige tõhusam viis viia noored trenni või huviringi. Noort ennast peab huvitama see, et see tuleb teha kogu õppimise eeldus ja kogu tegutsemise eeldus on huvi olemasolu. Ja nüüd on küsimus selles, et kelle roll on seda huvi tekitada, et kindlasti noorteühendused tekitavad enda tegevuste vastu huvi, kohalik noortekeskus peab tekitama enda tegevuste vastu huvi, kohalik omavalitsus selleks, et otsused oleks läbimõeldud, peab kaasama inimesi selleks, et inimesed tahaksid olla kaasatud, selleks peab olema neil huvi. Et oluline on jah see, et me mõtleksime selleks, et me ei teeks linnukesi, vaid et me soovime teha kõige paremini asju ära ja tekitada huvi kõigis. Tuleb luua rohkem nagu huvialaringe ja neid asju, ja treeningusse on nagu see, et seal on ka palju treeningutega nagu rahaline taust, et on vaja ka raha, et nagu treening kuumaksega, siis on see riigil peaks nagu toetama neid huvialakoole ja ka nagu spordivõimalusi, et siis nagu lapsed saaksid nagu rohkem, et odavamalt ja kas või tasuta saaks käia siis purjetamas. Või siis ükskõik mida, et erinevad spordialad, aga mina ise nagu soodustan purjetamist, et see on huvitav pikk eluaegne õpe, et eluaegselt purjetada ja nii edasi, et purjetamine on kallis hobi, et seda tuleb teha. See, et riik tasuks näiteks huvikoolide eest, et nad saaksid käia seal rohkem. Mis te arvate, mis teeb kvaliteetsest teenusest kvaliteetse teenuse? See, kui see on hoolikalt läbimõeldud, kui seda toetavad kõik, kes seda ellu viivad ja kui need, kes seda ellu viivad, on kaasatud selle ettevalmistamisse. Siis kui nii selle teenuse osutajad kui ka teenuse kasutajad jäävad rahule sellega ja samamoodi, kui nüüd rääkida noorte osast, siis on see, et noored ise saavad kaasa rääkida, kuidas seda asja paremaks teha näiteks, kui on võimalik. Kelle võimuses see on, et noortel oleks palju paremad võimalused enda arendamiseks? Ma arvan, et see on kõikide huvides,
see on nii üksiku väikse kogukonna mõne maja elaniku huvides selleks, et noored areneksid, seepärast, et kui noored ise ennast ei arenda ja nad ei tegele enda huvidega, siis nad võivad tegeleda millegi sellisega, mida me võib-olla ei eelista. Samamoodi on see kohaliku omavalitsuse huvides, et nad arendaksid kohalikku noorte tegevust ja kaasaksid neid ka enda valitsemisse, seepärast, et siis on noored palju meeldivamalt jäävad palju meeldivamalt ka sinna edasi tegutsema ja tekib side, see on kogu riigi huvides, et meil noorus areneks, et ühel hetkel ju peab keegi nagu need ohjad enda kätte võtma, aga kui meie tänased valitsejad, ma ei ütle, et see nii on, aga kui tegutsevad puhtalt omakeskised, siis ei ole järjepidevust ega arengut. Esmajoones praegu on see koolidel, muidugi enne seda veel juba lasteaedadel, aga samas ka huviringid ja siis need trennid on see, kus on arendamine, aga lisandunud on väga palju näiteks osaluskogud, kus inimesed või siis need noored, kes seal on, saavad nagu aimdust selles, et kuidas otsustusprotsessid käivad ja siis ka teised nii-öelda noorteorganisatsioonid, nii kohalikud noorteorganisatsioonid kui ka üleriigilised, kus nad saavad selle kogemuse. Kindlasti on osaluskogudel suur roll, kõikidel noorteühingutel, kohaliku omavalitsusel, noorsootöötajatel, kõik, kes noortega kokku puutuvad, saavad oma panuse anda selle arendamiseks. Noorteelu arendamine on kohalike omavalitsuste võimuses päris kindlasti, kõik noorsootöötajad, õpetajad, noortevolikogud ja omavalitsused kõik. Kindlasti riigi ja kohaliku omavalitsuse käes, aga kindlasti ka noortele, et nad oleksid ise pealehakkajad ja otsiksid võimalusi, kuidas olla tegusad ja aktiivsed. Kust noor leiab neid võimalusi ja infot, mis neid huvitab? No kindlasti internetist, sellepärast, et päris paljud nagu noored ju veedavad enamus aega internetis ja kindlasti sõpradelt, kes midagi räägivad, et käisin, see on huvitav tegevus ja siis nad ikka kuulevad enda vanuseid veits rohkem kui kedagi teist. Informatsiooni osas on seda, et info on liiga killustatud meil praegu, et on olemas väga palju erinevaid portaale ja see informatsiooni otsimine võtab praegu nagu liiga palju aega. Et sa ei oska nagu üles leida seda õiget asja, mida sa tahaksid, sest sa lihtsalt ei oska seda otsida või sa ei leia seda, et tuleb küll väga palju erinevaid muid nii-öelda pakkumisi, aga seda, mida sa ise tahaks teha, et seda sa ei pruugi alati leida. Kuidas mitteaktiivne noor muuta aktiivseks nooreks? Kui näiteks kaasata erinevatesse tegevustesse. Kui ta ei ole aktiivne ja ta nagu siis tuleb kaasata noori. Aga kuidas leida neid noori? Noori, kes ei ole aktiivsed. Neid leidub igal pool, kes ei tegele millegiga, kes ei käi huviringides ja istuvad niisama nagu tänavate peal käivad ringi ja neid on igal pool linna peal näha. Kas need, kes istuvad kaubanduskeskluses ja vabadusväljatul, neid huvitad sa näita, et mingi noortekogud ja muud sellised asjad? Ma arvan, et praegu võib-olla mitte nii väga, sellepärast, et ma arvan, praegu on noortel nagu arusaam nendest noortekeskustest ja volikogudest, et need on nagu sellised igavad kohad, kus on ainult mingid tuimad koosolekud ja niimoodi, aga et kui need huvitavamaks muuta, siis kindlasti jah. Ma soovitaks siiski tegeleda spordiga, mis tagab väga hea tulevikus, väga hea tervise ja noorena loob hästi palju uusi sõpru ja väga seltskondlik ja väga hea tegevus. Meie lapsed tahavad sportida ja pärast sporti nemad tahavad peole minna. Aga seda pole, mida pole. Kohalik omavalitsus käib seal oma naabrite juures laavernemas. Meie lapsed selle eest rahast midagi ei saa. Kus on õigus? Ma soovin, et nad vähem jooks alkoholi, ei suitsetanud, aga sõitsid rulaga ja muusikой, занимались музыкой. Rannapidu, jaamupidu, veepidu, suvepidu, karneval. Ja tegelikult see on vaid üks osa, mida meie lapsed tahavad.
meie tahame õigust, on ju? Pidusid? Täpselt, aitäh! Selge.